Kristjan ja Raul, väga põnev mäng kiirlaste vastu esimeses ringis ja kahjuks 3 skeemis kaotus. Kuidas oma mängu kokku võtate? Kahju jah, et kaotasime 3 skeemis, et kui oleks võitnud, siis oleks pidanud selle 2 skeemiga ära tegema, et 3. võib-olla said meil mõtted otsa natukene. No paberi peal juba ette vaadates tundus, et võib tulla väga põnev mäng, olete maailma edetabelis väga lähedal üksteisele, et teie võib-olla olete kogenumad, aga nemad jälle juunioride eas, aga väga palju tiitleid võitnud seal, et mis mõtted teil enne mängu olid? No, neil vaatasime natuke mänge ka, et tegelikult neil olid suht head mängud, suht head võidud. Et jah, seal no arvata oli, et midagi nagu kerget ei tule, aga see momentum läks nagu ära jah, et alguses oli nagu meil ja siis ühel hetkel, kui see murdumine toimus, siis ei õnnestunud nagu meil ühel hetkel nagu mingid asjad ja noh, nii ta läks. Kas see teises skeemis teil oli ka matšpall, kas seal oli õnne küsimus, kes viimased punktid saab või sai mingi konkreetne mänguelement otsustavaks? No, viimased punktid said nemad ilmselgelt võrgu peal ründes ja meie oli kaitses, et õnneelement oleks võinud olnud, kui oleks saanud palli kuhugi risti ära panna, aga kahjuks seekord ei olnud seda. No, esimesed 2 skeemi suutsite teie domineerida, et pigem juhtisite kogu aeg paari punktiga, et 3. skeem läks selgemalt neile, et kas seal mängis väsimus või mängisid nad teid mingil viisil üle? No seal oligi see, et meil nagu, justkui nagu oli käes, aga siis ma arvan, et see oli siuke mentaalne, et miks see nagu see ära läks nagu. Oligi see, et teises nagu meil justkui nagu oli nagu juba käes ja siis ühesõnaga läks nagu ära ja siis tuli siuke korra siuke emotsionaalne nagu siuke raske nagu hetk, et kuidagi siuke pingelangus või mingi siuke hetk nagu, et ja siis ta läks nagu ära jah. See oli teile juba 3. EM järjest, mis plaanid edasiseks, kas ka järgmiseks aastaks soovite EM-il taas osaleda? Kindlasti. Ja lähemad eesmärgid on teil plaanis mõned välisturniirid või pigem mängite kodus? No ikka eesmärgid on ikka välisturniirid, et koduturniirid on natuke nõrgemad ja neid on juba mängitud küll, et neid me mängime nagu nii, aga eesmärgid on ikka pigem välismaaga seotud jah. Aitäh ja edu!